Armsad kogudusõed ja vennad, nädal on möödas minu eelmisest videotervitusest ja on südames niiviisi taaskord teie poole pöörduda, vaadata teid ja loota, et te vaatate ka vastu. Kinnitan, et nii palju, kui ma olen koguduse inimestega kursis, läheb kõigil hästi tervise poolest, mis puudutab koroonaviirust. Ei tea, et keegi oleks nakatunud, aga eks mõnel on siiski kaugemaid lähedasi või sõpru ja palvetame üksteise eest. Aga tahaks jagada 3 praktilist asja, mis meil koguduses on toimumas ja siis ühe vaimuliku mõtte ka. Kõigepealt pühaõhtu söömaja läbiviimisest. Eeloleval pühapäeval on kuu esimene püha ja me ei saa koguneda nähtaval moel kokku, aga me õnnistame leiba ja karikat siin otseülekande vahendusel. Ja me oleme leidnud juhatusega, et me volitame ka iga usklikku inimest Jeesuse järgijat kodus leiba ja karikat vastu võtma. Valmistas ette väärikalt. Jumala sõna ütleb, et me annaksime aru sellest ihust, teeksime seda läbimõeldult, pane endale valmis tükike leiba ja võta mahla. Nii mitu tükki, nagu teid kodus on, kes sellest osa võtavad. Täpsema juhise ma saadan ka listi, aga põhiline on see, et Jumala vaim ulatub üle interneti, ka sõltumata internetist igasse koju. Ja kui me seda teeme usus, siis me saame niiviisi ka puudulikult küll, aga olla nähtavas osaduses üksteisega. Teine teema on meie koguduse videotehnika areng. Meie praegune eriolukord annab teatud piirangud, aga loob ka uued võimalused. Ja sellepärast meie tehnikamehed on pannud kokku paketi, et 1900 € eest me saaksime paar uut kaamerat ja muid vidinaid. Täpsema kirjelduse saatsin ka koguduse listi, kellel on võimalus. Toetage seda, et evangeelium, Jumala sõna jõuaks laiemate hulkadeni kvaliteetse pildi kaudu. Ja 3. mõte on see, et me tahaksime pärast pühi alustada uue jutluse seeriaga. Teemadeks sellised küsimused, mida mitte kristlased meilt sageli küsivad, aga millele me ei oskagi alati nii hästi vastata. Ja kutsun üles andma tagasisidet või mõtteid, mis on need küsimused ja teemad, mida sinu käest on sageli küsitud. Või ka harva, et me võiksime nende põhjal teha jutluseid. 4 jutlust saab olema, aga mõned küsimused saame vastata ka lihtsalt intervjuu vormist lühidalt. Mitte terve jutlusena, aga anda lühivastuseid. Saada need teemad või küsimused kas mulle meili peale või pane kuskile Facebooki gruppi. Loome ühiselt seda jutluse seeria teemastikku. Ja jagaks ühe vaimuliku mõtte ka siia tervituse lõpuks. Olen mõelnud ja ka teistega jaganud, et see eriolukord on pigem maraton ja mitte sprint. See kehtib nii meie sotsiaalsetes suhetes, meie töökohtade poolest. See paneb proovile meie iseloomu, meie suhted, meie majandusliku toimetuleku mõnel moel, aga ka meie usu. Ja oluline on, et ka me oma usus pikem aja jooksul oleksime julged ja tugevad. Jumala sõnas on üks selline koht 1. Korintuse 10.13. Jumal on ustav. Tema ei luba teid proovile panna rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos proovile panekuga valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Kui me Jumalale hoiame lähedale, siis ülejäänu eest vastutab Jumal. Ta ei luba meile panna raskemat koormat, kui suudame taluda. Ta valmistab meile väljapääsu ja me suudame sellest läbi minna. Isiklikult ja kogudusena ja olla ka valguseks. Nii et hoiame Jumalale lähedale. Ja peame ka üksteist meeles. Täna õhtul, kui Jumal lubab, oma kodugrupiga tahame esimest korda interneti teel video silla kaudu kodugruppi pidada. Kui see on läbi proovitud, jagan ka teile oma kogemust, aga hoiame kokku, peame osadust ja näeme siis, kui jälle võimalik.